No nii, tere tulemast Pärnusse. Seekord proovin püüda siis ahvenat või koha. Merel jääd veel ei ole, nii et kaatrikodu omanik Taavi pakkus, et võiksin tema kalt püüda. Panin otsa siis esimesena sellise sinakas valge või hõbedase ländi. Et eile oli see töötanud, Taavi oli käinud püüdmas ja sai ahvenat sellega. Päevad pole küll vennad, aga vaatame äkki täna toimib sama värvikombo. Tuul on täna jõe peal suht hull, õnneks puhub selja tagant. Tegin augud alla voolu, nii et püüd on enam-vähem. Tuleb ja on. Esimeseks kalaks siis oli kohe koha. Nii kui alla laisin, nii kohe ta ennast kajaloodi pealt näitas. Kahjuks selle kai pealt püüdmine ainult. Ma ei jõudnud nii kiiresti reageerida, et auk on ikkagi selline kehast kuigi palju kaugel ja ei saanud käega järgi minna. Oleks muidu ise pea ees siit kai pealt alla kukkunud. Aga vaatame. Kui päev juba niimoodi algas, siis äkki võiks midagi ilusat tuua siin. Proovisin vahepeal siis teisi auke ka. Nii-öelda kaldale lähemalt. Aga ei miskit. Ei tea, täna on nii hull ilm. Tulles oli terve Pärnu maantee umbes ja rekka kolonn sõitis 65-70-ga põhimõtteliselt pool teed Pärnusse. Et äkki see madal rõhkond on jälle kalal suu lukku pannud. Vaatasin telefonis pildigalereid eelmise aasta jääpüügi hooajast. Ja no sellel ajal praegu ja juba nii-öelda detsembri lõpus sai eelmine aasta korralikult juba Peipsil käia ja erinevatel Eesti järvedel ja jõgedel. Aga ei tea, sellel aastal äkki tahaks loota, et äkki ikka lahe peale
ja Peipsi peale see jää ikka tekib, et saaks minna mõned korrad. Arvestades, kui palju lund praegu sajab, siis see pärsib selle jää teket. Et eks paistab, millal on võimalus ja just nii-öelda ohutu võimalus. No nii, aeg teha lõuna. Termosega on jälle vesi kaasas. Teeb hea sooja kohvi. Õues on päris külm. Ja isegi kella pealt näitab, et on nullis. Aga tuul siin jõe peal on päris kuum. Või kuum, külm. Kuum termos praegu käes. Ja toidu tellisin ka. Ei ole sellist luksust veel olnud kalal, et saab Bolt Foodiga endale otse püügipaika söögi tellida. Et sellega võib veel ära harjuda siin, tead. Naudime siis vahepeal sööki ka. Ja nisu. Paneme prügi siis kindlasse kohta, et minema ei lendaks. Ja kui teie ka kuskil jõe ääres või järvedel või kus iganes käite, siis vaadake kindlasti, et prügi oleks ilusti kuskil tuulekindlas kohas. Päris rõve on minna kuskile Peipsile või Pärnu merele ja näha, kuidas konid ja praht vedeleb igal pool. Rääkimata siis sellest, et suvel on kõik jõe ääred ja jõed igast sodi täis. Olge veits hoolsamad, ei taha keegi selle prahi ja rämpsuses seda kala saada tegelikult. Käivad nuusutamas, aga no ära ei võta. Paar korda on täpselt külge jäänud korra ja no kohe küljest ära jälle. Ei saa nagu ilusti haagitud kuidagi teda. Aga mis seal ikka, püüame edasi. Ilusad suured kalad ja just tuli kõrdi samamoodi küljes ja saanud kaamerat tööle panna ja ei saa kätte. Ei saa lihtsalt kätte. Praegu läks koos kõrdima selle landiga otsa augu juures jälle. Taavi tuli ka toimetustelt tagasi, oli täpselt aia juures, ma ei saanud lahti minna tegema. Lubas käia praegu poes, toob mulle selle konksu. Et kui peaks veel praegu kala saama, siis vähemalt saab konksuga otse välja võtta. Et siit kai pealt ei ole mugav välja tõsta seda kala. Mõtlesin pikalt, et mis nöör tal siin kai ääres jookseb. Ja nüüd, kui ta käis, siis küsisin, et mis funktsioon sellel on. Ja asjal on lihtne seletus. Pidi see olema siis partide vastu, et pardid kai peale ei käiks, et neile ei pidanud meeldima see nöör siin ääres, et nad tahab vette ja veest välja minna siis sujuvalt ja otse üle nagu selle kai serva, aga nöör takistab ja ei sobi neile see lahendus. Läks täitsa meelest ära. Lõunaga koos tellisin endale magustoidu ka. Crème brûlée siis. Suurepärane magustoid siin. Rääkisin ennist siis, et
prügi maha jätaks ja ei viskaks kuskile ja nüüd endal tuulega lendas siis üks landikarbi sõine see porolon-tükk ära. Aga õnneks sain ikka selle konksuga kätte selle sealt jää pealt, et ei jää minust mingit mustust siia. Oli siis täna selline päev, 3 kontakti või isegi paar tükki rohkem, aga 3 koha nii-öelda, mis said auguni välja kerida.